Nii, aga aitäh teile kõigile, kes te täna siia tulite ja samamoodi aitäh sulle kuulaja. Ja me salvestame oma Human Design Studio podcasti ja tänane osa on siis keskendunud manifestoritele. Ja nagu meil siin ruumis vähemalt on küll täielik manifestorite energia. Meil on, ma ei ole oma elus nii paljude manifestoritega ühes ruumis olnud. Nii et see on super äge. Katrina polnud üldse enne ühtegi manifestorit enne kohanud. Teadlikult, jah, niimoodi, et ma tean, et on manifestor. Ma olen ikka väga sillast. Nii et kui sa kuulaja oled ka manifestor, siis tea, et sa oled siin toetatud täna. Ja keskendumegi sellele, et räägime natukene sinu lugu ja kuidas siis just selles manifestori energias, mida see siis justkui endast hoomab ja tähendab ja kes Human Designi kohta teab, siis on kokku 5 energiatüüpi ja manifestorid on siis 9% kõikidest nendest tüüpidest kokku, et teid on 9% ja võib-olla lühike iseloomustus ongi selline algatamine, käivitamine ja tõeline selline power seal taga. Ja tegelikult Kai oli see, kes Katrina ka leidis ja kas sa tahad seda lugu natukene jagada? Ja, meie Human Design Studioga otsisime endale ruume, kus teha just selliseid üritusi ja mulle jäi silma Instagramis mõtteruum. Ma klikkisin peale, vaatasin pilte, ma saatsin Kadrianile kohe, ma saatsin oma emale, ma saatsin veel paaril inimesele. Kui ägedad ruumid on just äsja Tallinnas avatud ja ma mõtlesin, et mul on vaja kindlasti koha peale tulla minu disaini järgi. Mul on visuaalne tugevaim meel, siis et mul on vaja siin füüsiliselt kohal olla ja mõtlesin, et ma siis mingil hetkel helistan, tulen siia koha peale, aga vist järgmisel päeval ma nägin, et sa tegid üleskutse, et siin toimuvad sellised väiksed väikeettevõtjate kohvihommikud ja ma mõtlesin ideaalne, see on mulle nii kodu lähedal, panin kirja, tulin kohale ja see ruum kõnetas mind nii väga ja siis, kui me tegime seda vestlusringi ja Katrina rääkis, et ta on manifestor, ma olin suure projektori sildiga, siis tekkis kohe connection ja kuidas ta rääkis, kuidas see lugu, kuidas see ruum siin alguse sai ja mis on täpselt sellised manifestori väljakutsed, millest sa ilmselt räägid ka natukene lähemalt, eks ole, et sa teed midagi valmis ja sa ei viitsi seda enam edasi teha, sa tahaks selle ära müüa, ära anda, aga et kuidas sa sellest üle oled saanud ja mis taktikaid ja mis nippe sa kasutad, see mind lihtsalt nii inspireeris, et ma pärast, kui see hommik läbi sai, ma ütlesin kohe Kadrianile, me peaksime tulema siia, mul on idee, et me võiksime teha siin selle järgmise salvestuse, tulime kahekesti kohale, ma arvan, et nii hästi klappis oma vahel, sa ütlesid kohe jah, isegi enne, kui me jõudsime rääkida, millele jah, ütlesin, et meil on üks idee, Katrin ütles jaa, vaataga, mis? Ja siis me rääkisime ja siin me oleme. Ja. Aga võib-olla küsikski sinult või tutvustaks üldse Human Designi sõnade järgi, sina oled siis 5-1 emotsionaalne manifestor. Lisaks sa oled selle mõtteruumi looja, sa oled ema, sa oled ettevõtja, sul on mitu tiitlit võib anda. Aga võib-olla sa natukene räägidki, et kuidas võib-olla see ruum siia loodud sai või mis oli see käivitus sinu sees? Tere! Katrina. See ruum tegelikult, mul oli seda hästi raske selgitada teistele inimestele, mida ma luua soovin. Ja manifestoritena inimesed võib-olla teavad, et võib-olla oma idee nii-öelda tutvustamine inimestele võib olla keeruline. Ma sain oma mehe poolt, kes on generaator kohe, tee turu-uuringut, mine küsi inimeste käest, kas nad soovivad seda ruumi. Ja ma olin ma ei tea, mingit turu-uuringut. Ma teen ruumi valmis ja siis ma küsin, kas nad soovivad seda ruumi. Et mul tegelikult ei olnud nagu endal ka päris selge, mis sellest ruumist peaks tulema. Ma lihtsalt teadsin, et seda ruumi on vaja. Ja ma ei olnud tegelikult isegi mäppinud ära, kellele see ruum täpselt on. Ma arvasin, ma teen selle endale, et mul on lihtsalt koht, kuhu tulla. Ja see tuli tegelikult kokku mitmest asjast. Ma olen 7 aastat olin kodus lastega ja ma tundsin ennast hästi üksikuna kuidagi. Manifestorite üldse me vahepeal tunneme, ma arvan üksikuna. Aga ma olin kodune väga pikalt ja siis ma mõtlesin, et nii tore oleks luua koht, kus naised saaksid tulla kokku ja võib-olla arutada teemadel, mis nende jaoks on oluline. Ja võib-olla mul endal oli hästi palju sõpru ja pere muidugi, kes olid väga toeks. Mul kogu sellel, või siiamaani on
eluteekonnal toeks, aga neid ei huvita need samad asjad, mida mind huvitasid ja siis mul on kohe lahendus varnast võtta ja ma mingi, okei, ma loon sulle ruumi, kuhu inimesed tulevad ja siis räägivad nendest asjadest, mis neil on olulised. Noh, minu jaoks on ettevõtlus ja investeerimine ja lapsevanemlus ja kui raske see on. Ja tahtsin luua sellist ruumi ja siis üks hetk juhtus ka siis selline asi, et enne kui ma selle ruumi lõin, ma läksin tööle ja seal mulle üldse ei meeldinud. Või noh, korraks meeldis, aga siis üldse pikalt ei meeldinud ja seal ma olin nagu töötajate heaolu spetsialist, kus ma pidin teistele töötajatele siis nagu broneerima hästi palju ruume, kus nad siis saaksid teha igast koosolekuid ja mingeid workshop'e ja koolitusi. Ja nii raske oli leida mingeid normaalseid, mõnusaid, hubaseid kohti, kuhu inimesed saaksid tulla. Ja siis ma mõtlesin, aga see tuba, mida ma tahan teha, see võiks ju sobida. Ja siis ma nagu lõin selle ruumi ja see hakkas üldse oma elu elama. Mina väga siin midagi ei tee. Ja siis enamasti on siin mingid sünnipäevad ja baby shower'id ja mingid koolitused ja nüüd on mingid coaching'uid ja workshop'e ja ma ütlen ausalt, et ega ma ei oleks osanud seda defineerida enne, kui see ruum valmis sai. Ma lihtsalt tulin siia tuppa, ma nägin, mida ma tahan teha ja siis ma lihtsalt tegin ta ära ja ma arvan, et siiamaani kui küsida, mis mu plaan sellega on, ma ei tea, vaatame, kuhu ta läheb, et see Excelis need numbrid kokku ei jooksnud, enne kui ma seda tegema hakkasin. Ma lihtsalt tundsin, et ma pean tegema ja siin ma olen tegemas. Ja, väga äge. Aga see ongi see, sa ütlesid, et on väga keeruline selgitada kellelegi teisele seda visiooni ja seda algatust, eks ole. Et tavaliselt ongi, et manifestoritel nad tunnevad kohe, et neid piiratakse, nad tahavad hästi palju vabadust, nad tahavad hästi palju iseseisvust, nad tahavad olla spontaansed. Manifestorid meil publikus noogutavad. et ongi, et nad on sellised, võib kõrvalt vaadates öelda, et ongi impulsiivsed, aga kui sa mõtled tagasi võib-olla oma lapsepõlve peale või üldse enne, kui sa said teada, et sa oled manifestor, kui sa tajusid seda, et sa oled natukene võib-olla teistmoodi, kui kõik su ümbritsevad inimesed, sõbrannad võib-olla? Ma arvan, et tajusin seda suht noorena. See oli nagu mitu asja, kus ma sain aru, et ma vist veits ei kuulu nagu sinna suurde gruppi. Et ma mäletan, kui ma käisin laagrites, siis ma olin veits nagu erak ja ma ei saanud üldse aru, miks, sest ma arust on jumala tore. Aga nagu sükest nagu, et seda, et massi sulandumist nagu minu puhul väga võib-olla ei olnud. Ja koolis ka, aga siis, kui ma olin noor, ma kohtusin oma abikaasaga ja ma mäletan, ma ütlesin talle, et mina ei taha kuhugi tööle minna. Ja ta vaatas mind sihukese näoga, et nagu, mida? Ta on generaator. Ja ma ütlesin, et ma ei ole töötaja tüüpi inimene, et ma olen ettevõtja. Ja ta vaatas mind sellise näoga, sa ei ole kunagi tööl käinudki, et kuidas sa tead, et sa ei ole töötaja. Ma ütlesin, ei, aga mul ei sobi see. Ma juba tean nagu sisemuses, et mul ei sobi see, et ma pean kuhugi minema iga päev mingit asja tegema. Ja siis ta nagu jättis selle sinna paika, siis ma sain ropikond lapsi ja siis me tegelikult pärast laste sündis mõtlesin, okei, ma siis proovin ka, siis ma veel ei teadnud, ma manifestor. Ma proovin ka selle tööasja ikkagist ära, et nii siis ikkagist täiskasvanud inimene teeb, et käib tööl, eks ole. Ja enne seda ma olin teinud juba 3 ettevõtet kodust nagu laste kõrvalt, sellepärast mul oli igav. Ja mul olid mingid ideed ja siis ma pidin neid välja endast saama ja siis käisin tööl seal korraks aasta aega ja põlesin nii kardinaalselt läbi, et see oli täiesti nagu hämmastav, sest et ma olin nagu tulesäde, ma olin nagu ilutulestik, ma läksin sinna ja ma muutsin kõike, ma muutsin kogu põhimõtteliselt ettevõtte kultuuri, ma hüppasin 4 kuud, paigasin seal vastu ja mõtlesin, ma nüüd lähen ära ja nad ütlesid, et ei, sa ei saa ära minna, meil on sind vaja. Ja nad lõid mulle täiesti uue positsiooni, mida üldse enne parem eksisteerinud. Nad ütlesid, et me lihtsalt tahame, et sa siin oleks. Ma sain aasta töötaja tiitli ja ma ei tea, mis kõik. Ja siis, kui ma olin aasta aega selle ära, mul siin täitsa vekkis, et ma rohkem küll ei viitsi siin olla. Et see on nagu iga päev same shit. Et ma tahaks luua, et ma sain aru, et ma olin nagu selle ettevõtte siseselt selle nagu algatuse ära teinud, et nagu need muutused nagu jooksma pannud. Ja nüüd ma pidin nagu iga päev seda sama paberiliigutust tegema. Ja see oli nii igav. Ja siis ma sain aru, et mu aeg oli otsas ja ma olin endast kõik ära andnud ja ma olin selle niimoodi ära andnud, et ma olin iga päev tööl käinud ja ma ei olnud nagu austanud siis nii-öelda oma seda väsimust seal vahepeal, mis vahepeal tekkis. Ja ma põlesin läbi ja ma olin aasta aega suht kutupiilu pärast seda.
aga kui sa praegu ütleme, et kui human design'i siis terminitesse selle panna, siis sa praegu jagasid nii ilusti oma seda strateegiat, mis ongi justkui see, et sul tekivad sisemised impulsid. Sul tekivad need tahtmised, inglise keeles on sõna urge, mis ongi täpselt see, et midagi tõmbab, midagi käivitab. Ja teisalt sul on siis see otsustuskoht on natuke selline või on emotsionaalne autoriteet, ehk siis sa pead natukene aega võtma, et sul need emotsionaalsed lained käivad ka üles-alla ja võib-olla selles madalamas hetkes ka sa võid teha, ma ei tea, panna jalaga ukse kinni ja teha täiesti selliseid otsuseid, mis võib-olla sind ei teeni. Et kuidas sa sellega võib-olla hakkama saad, et kui sul on need sisemised tungid, samas sa pead aega võtma, et kuidas sa su elus välja näed? Olen algaja. Hästi ei saa hakkama. Tahaks öelda, et saan väga hästi, aga ei saa. Olen väga emotsionaalne ja nüüd, kui ma olen sellest teadlik, ma võtan rohkem aega endal mõtete settimiseks, seedimiseks, üritan rohkem asju läbi mõelda. Veel ei tule väga hästi kõik välja, aga ma üritan, et seda impulsiivsust on ikkagi hästi palju. Mul on kergem seda teha, kui ma tean, mis on mu lõppeesmärk. Aga seda juhtub ikka väga palju. Ja mul ei ole nagu hea strateegiat sellele, et mul need hood ja mõtted ja tunded käivad nii kiiresti. Ja mul vahepeal on iseendana ka väga raske elada tänu sellele. Mu mehel ka väga raske minuga, aga jaa, ma olen täpselt selline, et ostame maja, 2 aastat hiljem müüme maja, siis ostame uue koha, siis ma mingi nüüd lähme sinna, müün ettevõtte, ostan ettevõtte, teen, et ma alles veel õpin seda, kuidas maandada ennast ja nagu tulla keskmesse ja mitte nagu hüpata ühest kohast teise, sest et jah, mul on tööle minekuga ka sama, et üks päev tahan minna tööle, teine päev mingi ei taha üldse, et see on nagu nii... Nüüd ma täna saan aru, kui ma sain teada, et ma olen manifestor, ma sain aru, et see ongi loomulik ja et ma peangi laskma natuke asjadel settida, et mida ma õpin ongi see, et ma ei oleks nii emotsionaalne ja ei teeks nii nagu rutakaid otsuseid oma nagu kas madalpunktist või kõrgpunktist, et ma pigem lasen sellel lainel käia kõrgel, madalal ja keskel ära ja kui see vastus on igas kohas seesama, siis ma pigem nagu võtan selle otsuse vastu. Et ma enam võib-olla nii kiiresti seda otsust ei tee. Sa mainisid sellega ka, kui me esimest korda kohtusime, et sul oli ka, et nii kui sa selle ruumi valmis said, siis sul oli kohe tahtmine see maha müüa. Jaa. Kui me täna oleme veel siin, me näeme, et sa oled endiselt omanik, pool aastat on juba kestnud. Mis muutus seal sul toimus? Märkamine võib-olla oli nagu see kõige esimene asi, sest et see oli naljakas. Ma panin selle viimase küünlakse siia laua peale ära ja siis ma vaatasin seda, mis on hästi tehtud. Rohkem ei viitsi. Ja reaalselt tekkis nagu selline tüdimus ja ma mõtlesin, nüüd ongi nagu kõik. Ja ma mäletan, pidin reisile minema järgmine päev. Ja ma olin seal palmide all ja vaatasin, ja mõtlesin täitsa lõpp, ma ei viitsi üldse tagasi minna seda teha, et nagu nüüd ma pean hakkama seda igapäeva tööd tegema, milleks on siis see elus hoidmine ja ma ei saanud nagu võib-olla algatada ja minu jaoks see algatamine on see lõbus osa. Ja siis ma mõtlesin, okei, see läheb sul mööda. Mine lihtsalt proovi, mine tagasi ja vaata, mis juhtub. Ja ma tulin tagasi ruumi ja mõtlesin, ikka päris hea tunne on siin toas, et oleme ja siis ma tegin endaga kokkuleppe, et kui ma enam ei jaksa, siis mida ma varasemalt olin teinud, ma olin kõik oma ettevõtte maha müünud, siis ma seekord võtan abilise endale, kes äkki jaksab. Ja ma arvan, et see on minu jaoks väga suur erinevus olnud, kus ma varem tegin, kui need ettevõtted, mis ma lõin, olid rohkem siuksed, et ma lõin endale töökoha, siis nüüd ma olen loonud selle niimoodi, et kui ma välja astuksin, siis nagu otseselt midagi ei muutuks. Ehk kui ma võtan siia abilise, kes võtab selle üle, siis võib-olla ta nagu võtab inimesi vastu teistsuguse naeratusega kui mina. How can you beat this? Aga üldiselt see kõik nagu saaks edasi toimida. Ja nüüd ma olengi nagu rohkem teadlikumalt ka teinud nii, et okei, et mul võibki tegelikult olla, et ma saan selle, panen käima ära, see hakkab jooksma, ma võtan siia inimese, kes ja siin saab ka asju arendada edasi, aga ma võin ka juurde võtta järgmised nagu projekti endale, et ma tunnen, et ma olen lubanud endal
nagu jah, vabaduse nagu väljuda, kus varem ma mõtlesin, et ma pean nagu lõpuni ära pingutama. See ongi nüüd see ainuke asi, mida ma jään tegema järgmised 5, 10, 15 aastat. Sest mul mees ka küsis, et mul on vaja sponsorid, et need asjad siin kõik ellu tuua, eks ole. Ja siis ta küsis, et et kas see on siis sinu see asi, mida sa tahadki teha. Ma ütlesin, et kallis, enam ma nii loll ei ole, et nagu vaatame aasta, maks 2 ära ja siis nagu edasi. Et ma nüüd olen nagu aru saanud, et ma ennast ei hakka ka petma sellega, et ma nüüd eluks ajaks jään mingit asja tegema. Et ma saan aru, tujud ja tunded need muutuvad ja need nagu viivad mind teistesse kohtadesse, aga nüüd ma ehitan neid asju niimoodi üles, et ma saaksin need edasi anda abilisele, et minul oleks ruumi, aega, vabadust teha muid asju ka. Ma vaatan, et manifestorid taas naeratavad ja noogutavad. Et kas te tunnete end ära? Võite korraks. Et ma arvan, et siin manifestorina tulebki mängu see sinu taas see strateegia teine pool, et üks on küll algatada, aga teine on teavitada. Ehk siis manifestoritel, ütleme, et igal sellel energiatüübil on see viis, kuidas elu kõige paremini voolama hakkab. Ja see tõesti, sinu energia ongi nagu vulkaan, et sul on see rahu ja siis on see tõeline nagu vulkaanipurse, kus sa jaksadki panna tööle käima, aga seal vahel on see, et kui anda teada, et mul on selline ettevõte, ma otsin inimesi või mul on see, ma teen seda, et siis saavad teised inimesed, näiteks generaatorid, kampa hüppata, kellele just meeldibki pigem võib-olla neid projekte siis seal sees olla, neid lõpuni viia, see pool, mida sina ei salli. Et kas sul on, ma tean, sa mainisid, et sa õpid veel seda teavitamist, aga kas sul on mingeid nippe jagada, kuidas manifestorina teha endale see ka teavitamine rohkem meeldivaks? Võis natuke isegi alguses selgitada seda lihtsalt, et mis see teavitamine, mis protsessi see sees tekitab? Ma olen õppinud seda teavitamist läbi kogemuste. Ma ei ole kõige parem selles olnud. Mul on hea näide sellest, ma läksin kunagi Hollandis ülikooli ja ma sain teada, et sinna läheb üks teine eestlane sinna samma ülikooli. Ja ma sain teada, kes ta on ja ma kirjutasin talle Facebookis, et kirjutasin, tere, ma kuulsin, sa lähed Hollandisse sinna ülikooli, mis kell sul lend on? Mitte ühtegi sõna, kes ma olen, kust ma kuulsin. Tere, ma lähen ka sinna ülikooli. Vaid lihtsalt konkreetselt ma tahtsin teada, millal ta lendab, et äkki me läheme ühe lennuga. Ta sai lõpuks minu toanaaber läbi kändude. Aga ta mõtles, ma olen täielik saiko. Et see on inimene, kellest tuleb kaarega eemal hoida. Ja ta ütles seda mulle näkku, et sa oled nagu segane peast või. Ja ma mõtlesin, et nüüd kui ma tagasi vaatan, et veits vist nagu liiga konkreetne oli see koht. Ja ma olen aru saanud, et okei, et nüüd kui ma vastan inimeste kirjadele, mul on esimene asi, ole viisakas. Ja ma mõtlen iseendale, et tee see sissejuhatav, mis iganes lause, täna teda, ma ei tea, ole viisakas. Ja see on nagu mind aidanud väga palju. Sama, kui ma üritan anda tagasisidet või anda teada, mida ma soovin teha, ma olen enne viisakas ja siis ma annan teada, mida ma soovin teha. Ja see on nagu see koht, kus ma hästi teadlikult hakkan seda rakendama, et see alati tuleb välja, võõrastega tuleb rohkem välja kui lähedastega. Jah, aga üldiselt ma üritan nagu panna mingi viisakuse momendi sinna ette ja siis seda teha. Üldiselt teavitama ma pean, sest muidu mu elu oleks kaput, et nagu selleta see ei funktsioneeri lihtsalt. See ongi, kuna manifestorite energia on nagu nii võimas ja ta mõjutab inimesi ja ongi, et kui sa lähed mingit uut rada tegema, siis sa paratamatult mõjutad teiste inimeste elusid, et siis ongi see lihtsalt, et sul on vaja lihtsalt anda märku, nii ma lähen sinna, siis need inimesed, kes tahavad suga kaasa tulla, saavad suga kaasa tulla ja need inimesed, kes tahavad nagu eemale hoida, siis nad teavad juba varakult, et okei, et siit tuleb mingisugune tuulispask, et ma hoian eemale. Või siis on see, et ma tulen sinuga täpselt kaasa. Et see on see, kui manifestor tegelikult elab nagu oma sellises väes ja energias, et kui sa julged teha neid julgeid samme ja ettevõtted ongi, et sa ei pea ennast mitte tagasi hoidma, sa ei pea mitte luba küsima, vaid lihtsalt annad märku, et ma siin tipukene püsti lähen, nagu tulge kaasa või hoidke eemale. Jah, võib-olla ma olen aru saanud, et nagu mitte manifestoritega tuleb lihtsalt veidi nagu
mitte nii konkreetne olla kohe, et nagu nii, kui meil on nagu vähe energiat, eks ole, meil on nagu, oleme efektiivsed ja kasutame energiat efektiivselt, siis ma olen aru saanud, et nagu teiste energiatüüpidega tuleb olla lihtsalt natukene pehmem, natukene niisugusem nagu voolavam, et ma ei oleks liiga agressiivne selle inimese jaoks, et ma oleks rohkem vastuvõetavam ja ma arvan, see on harjutamise asi, sest mul, ma arvan, tuleb juba päris hästi välja. Aga mida sa tahaksid, et võib-olla teised inimesed, kes siis ei ole manifestorid, teaksid sinu kohta või manifestorite kohta, et mis oleks see võib-olla, kui sa saaksid anda sellise informatsioonilipiku inimestele, et olgu, palun minuga selle puhul arvestada, et mis oleks? Hästi palju vabadust, palun. Meeletus koguses vabadust, nagu ära küsi mult midagi, ära ütle mulle, mida ma tegema pean, millal ma tegema, kuidas ma tegema pean, nagu lihtsalt lase mul olla ja voolata ja nagu lihtsalt usalda, et ma tean, mida ma teen. Ja et mul on parimad nagu kavatsused elus ja ma ei taha teiega kellelegi halba ja miks te nutate siin? Et nagu ma arvan, et võib-olla see on minu puhul küll, kus ma lihtsalt vajan meeletus koguses nagu vabadust ja usaldust ja nagu jah, see on. Aga ilmselt mitte nagu liiga palju vabadust ja liiga palju ruumi, et te tunneksid ennast nagu kõrvale jäetuna, sest see on ka tavaliselt ikkagi manifestorite jaoks on see, et nad tahavad ikkagi olla, ühtepidi ei taha tähelepanu, aga teisipidi nad vajavad seda tähelepanu ja sära. Et siin on ikkagi see, et kas oled tajunud enda puhul seda, et sa ei taha ka võib-olla päris üksinda olla, eks ole, sa tahad ikkagi toetust, tähelepanu teha koos, aga lihtsalt, et omadel tingimustel. Jah, täpselt. Et ma arvan, et see on suht hästi öeldud. Ma polegi niipidi nagu mõelnud, mõtlesin praegu nagu oma elu peale, et siis ongi nii, et ma soovin väga palju seda vabadust, et kui ma ütlen, et ma tahaks 2 nädala pärast minna Hispaaniasse, et siis keegi ei küsi, miks või kuidas või mis sa teed. Ma lihtsalt lähen ja olen ja tulen tagasi mingi hetk. Aga siis osalt ma ka mingi, aga näed, armasta mind, näita mulle oma tähelepanu ja vii mind hästi, et nagu ma tunnen, et ma vajan nagu mõlemat, et seda eemaldumist ja seda ka, et nagu ma oleks hästi oluline. Et see on küll, jah. Sest oma loomu poolest manifestorid, eks ole, ongi juhid ja liidrid ja selles osas, et teised inimesed, nagu teie olete need, kelle järgi võib-olla teised joonduvad ja seal käib ka see element, et tegelikult sellist nagu sära või tähelepanu saada, et see paneb teid ka õitsema, et siin ma arvan, et see on ka väga oluline võib-olla teadvustada ja tihtipeale manifestorid tunnevad, et nad on liiga palju. Et kas nad on siis, ma ei tea, liiga suured, liiga emotsionaalsed, liiga pealehakkajad, liiga edevad, ükskõik mis see liiga siin on, et peab kuidagi ennast väiksemaks tegema. Ja sealt tuleb tihtipeale ka see selline nagu ütleme, see võib 2 suunas minna, et üks ongi see, et sa muutud, siis teed ennast, surud hästi alla, et olla kõigile meele järgi. Ja inglise keeles on hea sõna see people pleaser. Ja teine variant on see, et sa siis just muutud selliseks mässajaks või rebeliks, ehk siis ainult minu järgi, kõik nii nagu, et mul on täiesti suva kõigist, tegelikult ei ole. Et kas sa oled tundnud, et sul on võib-olla nagu teinekord olnud kalduvusi kummalegi poole ja kuidas sa sellega siis oled hakkama saanud? Ma arvan, mõlemad kalduvust on kindlasti olnud, oleneb situatsioonist võib-olla. Ma arvan, aga vaat see ongi nüüd see koht, et kas kõik on sellest energiatüübist jälle sõltuv, on ju, seal on ka tead lapsepõlvetraumad ja mingid muud keskkonnavärgid, et see ei ole, ma arvan, nii must ja valge alati, on ju see, et ma olen people pleaser, ma arvan, et ei tulnud selles, et ma manifestor tahaksin sisse sulanduda, vaid see on võib-olla mu mingist lapsepõlve teemast üldse nagu oleneb, on ju. Ma arvan, et kõik ei saa võib-olla nii nagu kassidesse panna, et see on nagu energiatüübist. Ma arvan, see lõppude lõpuks on väga inimesest individuaalne. Ma arvan, et on projektoreid, kes on people pleasereid, ka generaatoreid, on ju. Ja samamoodi on ka mässajaid, kes on, nagu ma arvan, et see võib-olla siin mina ei oska ennast nii väga, lihtsalt olen inimene, et vahepeal mässan ja vahepeal please'in, eks ole, et nii, kuidas vaja on. Aga ma arvan, et seega, et ma olen liiga palju või et ma tahan nagu tähelepanu ja neid asju, selle ma olen lihtsalt omaks võtnud nüüd täna täiskasvanuna, lihtsalt nagu tead, ma olengi mina ja kui mind on kellegi jaoks liiga palju, siis ta võib ära minna. Et nagu, mina nagu olen sellisena, nagu ma olen ja see on nagu võta või jäta ja mul on nagu suht suva, et
ja mul on mulle oma inimesed, kes mulle meeldivad ja nendega ma vibe ime hästi ja nagu ma võib-olla täna enam nii väga ei kohanda ennast kellegi jaoks. Ma arvan, et seda on väga inspireeriv kõigile manifestoritele üldse kuulda. Et, ja see ongi see koht, kus sinu võib-olla see vägi ja sära ja mis iganes sa luua tahad, sa teed selle ära, ükskõik mida keegi ütleb. Et sealt tulevad ka need kõige ägedamad projektid. Ja, ma arvan küll, jah. Aga kui me liigume selle teema juurde, et kui oleme rääkinud, et sa oled justkui nagu see vulkaan, kes mingil hetkel purskab ja on energiat ja oled nagu see ilutulestik, aga siis on need ajad, kui sa oledki näiteks ka läbi põlenud või kui on need hetked, kus sul on vaja pausi võtta, mis sind toetab, mis sind aitab? Ma olen aru saanud, et neid pausi võtmise kohti on väga palju. Võib-olla. Ja ma olen ikkagi, äkki ma seda olen laisk, aga siis ma olen ikkagi mõelnud, et tead ei, et ju siis, kui mu keha ütleb, et tõesti ei taha praegu mitte midagi teha, et see on okei võtta see aeg ja mitte midagi teha. Jah, ikka ma nagu võib-olla võitlen selle stigmaga, et kogu aeg peaks tegema midagi ja järjepidev olema ja nagu niimoodi. Aga täna, kui ma hommikul tunnen, et üldse ei taha tööd teha ja üldse ei taha kuskile minna ja ma tahaks lihtsalt minna jalutama ja küpsetada hapusaia ja ignoreerida kõiki oma elukohustusi, siis ma tegelikult täna juba teen seda, et lihtsalt selleks, et ma tean, et kui ma seda aega ei võta sellel päeval, siis lõppude lõpuks see maksab mulle kätte võib-olla 3-4 kuu pärast, kus ma olen siruli maas mitu kuud. Ja ma pigem võtan see, et ma võtan mingeid nii-öelda puhkepäevi sinna vahele või mõnikord on see nädal, 2 ka, aga see on täitsa normaalne. Aga see, et ma jõuan nagu jätkusuutlikult pikas perspektiivis ikkagi opereerida, et näiteks kas või selle ruumi loomisega ma panin 3 nädalat hullu, no tõesti ööd ja päevad, ma panin isegi kõik oma 3 last siia tööd tegema. Ja me ühendasin kõik asjad ära, mis vaja teha oli, nagu mul ei ole mingi probleemi asju ära teha. Aga pärast seda ma 2 nädalat ei teinud mitte kui midagi ja ma tõesti nagu puhkasin ja ma täna juba võtan hästi teadlikult ja pigem ei ole endaga kuri, kui ma võtan neid pause. Ja, et mind maandab see, et ma käin looduses jalutamas ja küpsetan ja kuulan podcast'e ja mingeid selliseid asju, et lihtsalt see nagu täidab mind. Ja see, mis sa kirjeldasid, ongi tegelikult ideaalne manifestori rütm, et kui sa kogu selle energia panedki korraga, et lood midagi, see vajab ju nagu metsikult ressurssi ühes hetkes ja siis võtad selle pausi, et see saaks uuesti tulla. Ja tegelikult see ongi see, kuidas sinu keha ja sa kõige loomulikumalt toimid ja mis võib-olla näiteks generaatoreid tihtipeale võiks läbi põletada just selline toimetamine, aga sinu puhul, kuna sinu energia käib tsüklitena, siis see on see, mis sulle sobib ja kus sina tunned, et ma säran, ma õitsen, ma olen kõige rohkem ise ja kõige rohkem rahul. Et väga äge kuulda nagu näidet, kuidas see päriselt toimib ja arvestades seda, kuidas ütleme, et meie ühiskonnas on ka klassikaliselt 9-5 tööd ja see on, ma arvan, üsna haruldane rütm, mida sa oled endale loonud, et see on väga äge kuulda. No, enamik manifestorid ilmselt töötavadki, nad on kas ise endale tööandjad, ettevõtjad või siis nad töötavadki kuskil sellistes ametikohtadel ideaalis, kus neil on võimalik kas mingit projektipõhiselt teha mingite loovjuhtidena või ongi need, kes ei pea kogu aeg olema seal päevast päevas, et ongi see, et see ei ole üldse loodud, et võib-olla kõige vähem on see loodud manifestorite jaoks, et sa oled iga päev 9-5, 5 päeva nädalas ja terve nagu aasta, et see on kõige suurem sinu ressursi raiskamine tegelikult. Ja just see, et ongi see loovus käib ka tsüklitena. Ja seda ma tunnen, aga ma tunnen, et minu puhul, kui mul oli see suur läbipõlemine, no mul oli tegelikult see väga füüsiline ka, et ma lõpuks olin EMO-s 3 korda nädalas juba, et mul oli nagu, see oli ikka väga halb tegelikult, mul nagu füüsiliselt juba lõi see välja. Aga ma mäletan, kui ma nagu taastusin, siis kuidagi energia võib-olla jõudis kiiremini sinna kohta, kus ma oleks, nüüd võiks hakata midagi tegema, aga loovus veel nagu toppas, kus ta oli lihtsalt nagu mingi, ei tule veel nagu seda õiget asja päris. Ja ma ei olnud selles positsioonis kuidagi varem olnud, et ma olen ikka see, et nädalas korra vähemalt mõni hea lambipirn läheb põlema on ja mul ei tulnud midagi ja ma olingi nagu, et okei, ma juba tahaks nagu hakata midagi tegema, aga nagu midagi ei ole nagu. Ja ma veits nagu läks errorisse, et wow, et kus mul see superpower kadus, et mul kunagi ei ole ideedest nagu puudus olnud.
noh, siis oli küll see, et mul see mõtteruum oli juba mingi aasta aega, terve see aeg oli mul vasardanud peas ja ma pean selle tegema ja alguses tegelikult ta manifesteerus välja natuke teistsuguse kontseptsioonina ühes teisel pinnal, mida ma tegelikult ei saanud endale sellel hetkel, sest et ma ei osanud välja nagu seletada, mida ma luua tahan sinna ja siis see pinna omanik vaatas mind siukse näoga, et nagu mingi crazy oled. et nagu, et ma lihtsalt nagu jah, ja siis ma sain aru, et tegelikult see on nii oluline, et ma pean nagu suutma ennast ka väljendada selgelt inimestele ja see on väga keeruline. Aga jah, et see loovus ka käib minu arust, kui sa oled puhanud, siis see loovus tuleb ja ta on ja ta nagu väljendub, aga kui tegelikult sa oled katki ja tühi ja väsinud, siis tegelikult nagu ta ei viska sulle peale ka. Vähemalt minu puhul ei olnud nii. No ma olen ise manifesteeriv generaator, nii et mul on natukene seda sinu sarnast energiat ja ma ise tunnen täpselt sama ja see on just see koht, et lubada endal siis võib-olla kui ongi energiat tegutseda, et siis tegelikult võttagi see, et oot, natuke on veel vaja koguda. Ma arvan, see on üks siuke, mida endalegi kõrva taha ja panna ja meelde tuletada. Ja ma arvan, et siit üldse, mis täna välja tuleb, on see, et manifestorina sa võib-olla küll tunned, et sa tahad üksinda tegutseda, aga tegelikult ongi see, et kõige olulisem on kaasata, et ongi, et sa ei pea tegelikult üksinda ära tegema, et ilmselt on võib-olla keeruline, eks ole, anda, noh, võib-olla lapsed kuulavad sind üks ühele, täpselt mida siin tuleb teha, eks ole, aga see, et see on võib-olla see õppimiskoht, et kui sa õpidki ära selle, et kuidas kaasata inimesi, kuidas jagada oma ideid teistele, et siis nad saavad sind ikkagi nendes hetkedes toetada, et ma ei tea, kas sa oma peres nagu näed täna seda, et ma ei tea, mida rohkem sa jagad või et mida rohkem sa võib-olla ei võta enda kanda kõike, et siis on kuidagi natuke lihtsam või ei ole? No vot, see on jälle nagu teine koht, on jälle võib-olla mingid lapsepõlve mustrid, mis jäävad, kus sa nagu harjunud olema mega iseseisev, et siis nagu see, ma arvan, ei tule jälle human designis, vaid pigem minu see teine operational mode, mis mulle peale on kantud, on ju, et ta on nagu keeruline, mingis kohas vaata, need kõik süsteemid hakkavad ju segunema ja siis on nagu raske jooni tuua, kus on mis. Ma olen siit üldiselt väga iseseisev, kunagi ei taha abi küsida, pigem teen kõik asjad ise ära. Vahepeal lihtsalt läheb nii palju aega ja energiat kellelegi seletamiseks, kuidas ja mida ma tahan teha, kus ma siis olen, et mul on kergem lihtsalt ise ära teha, sest ma ei viitsi seletada, ma ei viitsi sulle öelda ja siis ma pean lõpuks ikka üle tegema, sest teen piisavalt hästi. Et siis tunnevad ära ennast. Et siis ma pigem nagu teen ise ära, sest et see on lihtsam, energia efektiivsem, saab kiiremini tehtud, issand jumal, mitte et mul oleks generaatorite vastu midagi, ta tiimelised hinged, loomulikult ilma teieta ei saaks elu hakkama. Aga kui tähtis on teile see protsessi nautimine, no mulle meeldib, aga kui energia raiskav see on, et nagu efektiivselt jõuaks punktist A punkti B 5 väiksema liigutusega, aga teil see protsessi nautimine, noh, et nagu ma näin peres mul nagu, mina tahan asjad kiiresti ära teha, mul ei ole vaja nautida seda protsessi, mul on jõuda vaja lõpptulemuseni, aga siis see generaator seal naudib protsessi, eks ole, ja siis see jõudmine sinna lõpptulemini on nii aeglane, et ma olen juba nagu kannatus katkemas, et noh, siis ma teengi tahalt ise ruttu asjad ära, tehtud, liigume edasi, nüüd next, et nagu, et see on nagu jah, see on natuke siuke naljakas asi, ma pean õppima seda delegeerimise värki. Ja. Aga sa käisid meie juures lugemisel ka, kus me vaatasime üksi pulgi lahti su disaini natukene detailsemalt ja vaatasime ka ettevõtte poole pealt, et ongi, et kuidas manifestorina võib-olla ettevõtet juhtida, mis on need elemendid, kuidas oma disainiga arvestades. Võib-olla saad natuke jagada, et mis sa sealt võib-olla võtsid, mida sa oskaksid jagada? Ja mis oli siuke aha-momente? Mul oli sellist paar aha-momenti. Üks oli mu sünniristiga seotud, kus nagu võib-olla see andis mulle nagu enesekindlus, mul on sünnirist on nagu left angle cross of separation, ehk siis, et ma olengi niisugune eemalduja, et ma võib-olla nagu teengi asju teistmoodi ja oma mingit viisi ja see on minu jaoks okei. Ja jah, et see eemaldumine, ma ei peagi olema osa kõikidest ja see võib-olla andis selle nagu enesekindluse mulle, et see on okei, kui ma teen asju teistmoodi ja mõtlen teistmoodi ja soovin asju, et need oleksid teisiti natukene. Ja siis ja see ka loomulikult, et jah, küsi abi.
palun küsi abi, kui sa ei jaksa, lihtsalt küsi abi, et ma ei pea kohe kõiki asju nagu maha müüma, mida ma varem nagu tegin. Ja noh, ühe ettevõttega näiteks ma täitsa kahetsen, ma tahan maha müüsin, ta oli väga hästi opereeriv ettevõte, lihtsalt mul sai pilland ja 2 nädalaga ma müüsin ta maha, et noh, tegelikult tagasi vaadates ma ei oleks pidanud seda tegema, oleks lihtsalt võtnud inimese sinna tööle pidanud võtma, et noh, et mingid sellised kohad ma olen aru saanud, et täna ma hea meelega võtan endale abilise. Ja siis võib-olla tuli ka see välja, et noh, mis rohkem tuli minu nendest gate'idest, väravatest tuli välja, ongi see, et ma nagu võiksin rohkem jagada oma kogemust ja oma nii-öelda teekonda. Et jah, mul ikka see hirm vaata tuleb peale, on ju, et kuidas mina siis, kes mina olen jagama mingit asja. Et see on jah, võib-olla mulle meeldis selle konsultatsiooni juures, et kuidagi oli nii innustav mind ise nagu see, kes ma tegelikult sisemiselt olen ja mida ma tean ja sisemiselt ma tahan, see tuli kuidagi nagu avardus seal välja ja sain nagu enesekindlus sellest juurde, et see on okei olla mina ja nagu, et ma ei pea tegelikult hirmu kartma selle ees. Ja siis pluss te saatsite ülihea PDF-i pärast nagu konkreetsete asjadega, mida ma saan oma ettevõttes nagu tööle panna ja see oli nagu ma olin nagu, that's good, et nagu ma sealt sain väga-väga palju väärtust, et see oli väga äge. Ja kui sa mainisid sünniristi, siis lihtsalt, kes see termin, et siis ongi, tuleb sinu siuksest 4 andest ja sellest tuleb kokku sinu elu eesmärke, et see ja need väravad ongi siis justkui need sinu anded. Aga siia lõpetuseks veel küsida, et kui sa saaksid ütleme, et manifestoritele, kes kuulavad, anda ühe soovituse, siis mis see oleks? Manifestoritele või kõigile teistele, kes peab meiega hakkama saama? No, sa võid anda 2 siis. Sa võid 2 ka. Ühe manifestoritele ja kõik teistele. Ja manifestoritele. Ma arvan, et kuula seda sisemist rütmi on see vist võib-olla kõige olulisem, mis mind on nagu väga aidanud ja see, et jah, anna endale pause. Ära piira iseennast, sest vaata vahepeal on see, et me tunneme, et võib-olla näilised piirangud on meile peale pandud, aga tegelikult need piirangud on meil enda peas. Et võib-olla see, et ära piira iseennast, et tegelikult nagu kõik on ju valla, on kõik sinu enda teha. Et sealt see vabadus tulebki, et sa saad kõik need muud asjad ära muuta selleks, et see vabadus saaks sinuni jõuda. Ja siis need, kes nagu meiega hakkama peavad saama, siis me ei tee seda meelega. See ei ole lihtsalt nagu, me ei tee seda meelega. Meil on endaga ka vahepeal raske. Ja et see võib-olla on, millega ma jätaksin täna selle mõtte. No minu arust oli mega inspireeriv. Ma tahan pärast üle kuulata endale ka märkmeid, minu arust sa jagasid nii toredalt oma lugu. Ausalt, ehedalt. Ja ma valetada ei oska. Jah, see on väike manifestorite, võib-olla see väike nüanss, et nad tegelikult tahavad valetada või no ütleme, et ei taha. Ei, see on tõsi, jah. Aga see on see, et keegi ei piiraks neid, siis lihtsam on nagu tuua neid väikseid valgeid valesid, et mitte põhjenda. Ongi, et ma teen mingi ettevõtte või et ma teen mingi lihtsa asja, et sa ei pea kellegile selgitama. Ma lihtsalt rendin ruume ja ma ei hakka selle selgitama, mis see täpselt on, et lihtsam on võib-olla mingil hetkel mingi väike white lie või selle asemel, et rääkida kogu oma plaani, et mida sa täpselt plaanid ja teed. Kõigil, kellel on see väike manifestori osa, et ilmselt tunned ennast tuttava, et just ennetada seda, et keegi äkki ütleb, et sa ei saa või sa ei pea või hakkab sult liiga palju küsima, siis lihtsam on lihtsalt nagu öelda midagi valetada heas mõttes. Hoolitud tõde võib-olla avaldada või siis seda täitsa moonutada. Keegi ei hakkaks piirama, et keegi paneks sulle midagi või küsiks, eks ole, et see on kõik see, mis nagu tundub, et piirab. Võib-olla kuigi osaliselt ma arvan, et mulle meeldib, kui ma lõpuks siis mingi mõttega välja lähen ja ma küsin ise abi, mitte et ärge tulge ütlema niisama on ju. Kui ma ise tulen ja küsin otseselt, näiteks selle ettevõtjate hommikuga ka, mul oli idee suveks ja ma lõin selle lauda ja ma esimene küsimus nagu nüüd nagu kritiseerige seda mõtet ikkagi, sest mulle nagu ikkagi, ma ei ole imeinimene, kuigi ma tahaks mõelda, et ma olen, aga mul pimedaid nurki on ka, on ju, sest tegelikult minule näiteks isiklikult meeldib, kui seda hakatakse küsitlema, sest et see aitab mul seda läbi mõelda paremini. Aga
mulle ei meeldi siis, kui ta hakkab kogu seda nagu essentsi muutma või nagu keegi tuleb, hakkab mingeid ideid sinna sisse putkima, mingi ei, ma ei küsin su ideid, ma lihtsalt tahan, et sa küsitleksid mind, et ma ise jõuaksin sinna nagu, seda seemet minu seest ei tohi nagu muuta, vaata. Et see on võib-olla pigem see, et mulle meeldib, kui kriitiliselt nagu küsitletakse mu asju ja võib-olla siis ka, et mu isa nagu tegi hästi palju, mul kogu aeg oli ideid ja ma kogu aeg, ta lihtsalt kogu aeg tõmbas seda sõela põhjaks, on ju, et kogu aeg, et ei. Ja tegelikult see aitab kriitiliselt hakata nagu läbi sõelama neid, mis need urges eesti keeles on? Ja tunge, on ju, sest neid, no ma ütlen iga nädal ma viskan Excelisse mingi uue asja jälle, on ju, ja nagu väga vähesed jõuavad sealt Excelist läbi, sellepärast et see on mu esimene filter, on ju, siis ma võib-olla ikkagi põrgatan mõne inimesega selle mõtte ära, kui ma suudan seda defineerida, seda ruumi ma ei suutnud defineerida, Excel ka ei suutnud defineerida. See on teine asi, on ju, see lihtsalt oli vaja ära teha, see oli aasta aega mu sees küpsemas. Aga nagu need kiired mõtted, mis tulevad, ma ikkagi tahan, et keegi nagu kritiseeriks neid, sellepärast, et nagu lõppude lõpuks kõike selliselt ei jõua ära nagu algatada. Mulle hea mõte. Jaa. Aga selle mõttega võimegi siis tänase podcasti lõppenuks lugeda ja keda, kui huvitas enda kohta ka rohkem teada saada, kas või nende sünniristide ja annete kohta, siis me Kaiga hea meelega räägime neid individuaalselt ka lahti. Aga aitäh sulle ja aitäh kõigile, kes te kuulasite ja järgmiste kordadeni. Aitäh.